Eestis on ligi 100 000 erivajadusega inimest, kes kõik tahaksid ja tahavad lüüa kaasa ühiskondlikus elus, lüüa kaasa tööelus ja niimoodi, et kõik saaksid nendega suhelda ja nemad saaksid vastu suhelda, et ei oleks piinlikke ja ebamugavaid olukordi. 3 nende hulgast on välja mõelnud või eest vedamas sellist kampaaniat Ära põe, parem küsi või midagi niisugust oli selle nimi, jah? Ära põe, lihtsalt küsi. Nii pidi. Mis selle kampaania taga on? Mis asja te tahate, et inimesed ei põeks, et lihtsalt küsiksid? Ma niimoodi pöördun nüüd siis Jakobi poole. No kampaania mõte tegelikult on see, et sellel on nagu 2 otsa. Üks pool on see, et alatihti tekib olukordasid, kus inimene, kes on erivajadusega, vajab abi ja ta pöördub kellegi poole. Minul näiteks juhtub seda väga sageli bussipeatuses, kus mul on vaja küsida bussi või trammi numbrit. Ja inimene kas siis võõrastab, kardab, et ta ei oska siis suhelda erivajadusega inimesega ja ta ei reageeri või läheb ära. Et kampaania üks mõte on julgustada tegelikult suhtlema just see, et ära põe, ära muretse, midagi hullu ei ole ja see lihtsalt küsi. Osa seal on tegelikult see teine pool ehk vahel kipuvad inimesed arvama, et nad teavad sellest erivajadusega inimesest paremini, mida ta vajab ja mind on üle tee veetud, kuigi mul ei ole vaja, just jah, kuigi ma ei taha üle tee minna, et ühesõnaga vahel kiputakse ka üle abistama ja siis ongi mõistlik lihtsalt tulla ja küsida, et kas te vajate abi. Tegelikult ega see on ju keeruline olukord. Ma teadsin, et te siia täna kõik tulete ja igal ühel on oma erivajadus ja tuleb Jakob ja peab siia tooli peale istuma ja ma tõesti ei tea, kas ma pean nüüd sikutama teda või ütlema talle, et siit hakkab tool ja istu nüüd siia vasakusse nurka. Kuidas see õigem on? Kas mina ulatan sulle käe või sa ise haagid ennast külge? Või kuidapidi see käib? No tegelikult nägemispuudega inimese puhul on see niimoodi, et liigutakse saatja võttes ehk inimene, kes näeb, on pool sammu seespool ja mina hoian tema küünarnukist kinni. Nii on temal käed vabad ja on hea liikuda ja mina tean, kuhu poole ta pöörab, kas on üles alla astmeid ja nii edasi. Et see tegelikult on kõige õigem lähenemine. Aga minu arust sina toimisid väga õigesti. Sa küsisid, et kuidas ma teid aidata saan ja nagu näha, ma istun siin õige koha peal, nii et kõik on hästi. Saime seal paika. No, Daniel, tegelikult sinu puhul on visuaalselt näha, et ilmselt sa abi vajad. Kas inimesed meelsasti tulevad appi, aitavad või pigem kõigepealt vaatavad, mida sa toimetad, kuhu sa toimetad ja siis vaatad edasi? Eks igasugused olukorrad on muidugi olnud. Et on ka sellised, sageli on ka muidugi teadmatusest ilmselt, aga võib-olla põhiline asi, mida ma olen kohanud, on see, et või üsna sageli, et selline võib-olla, kui olukord on juba nii kaugele läinud, et näiteks kui ma kõnnin oma abikaasaga, lähen ühistransporti ja siis buss on siis kas liiga kaugel sellest pervest või siis ta on liiga kõrgel sellest või kuidas iganes, et siis vajaks nagu lisaabi, et nagu üles tõugata ja siis inimesed vaatavad kõrval, et kaua sul siis läheb sellega aega. Aga kas see on niimoodi siis, kui sa oma abikaasaga koos oled, et sul on juba nähtav saatja või abistaja olemas, kui sa üksi liigud, kas siis inimesed on altimad rohkem aitama? Ega ma muidugi väga palju üksi niimoodi linnaruumis ei liigu, et see on mulle päris keeruline iseenesest. Aga inimesed aitavad tegelikult, pakuvad abi. Ja tegelikult seda on hea näha, et kui tehakse, kui abi pakutakse. Ja eks see on ühelt poolt see võib-olla on ka selle kampaania eesmärk on ka teiselt poolt nagu suunata inimesi abi vastu võtma. Et sageli on ka sellist momenti, kus kohas ma ütlen, et või mind saatev inimene ütleb, et küll ma saan hakkama. Et isegi kui ma saan hakkama, et siis lihtsalt tasub tegelikult pakkuda mõnikord abi, et inimene kas saab selle kogemuse või hea tunde osaks või tekib korraks suhtlusmoment. Tiiu, teie istute siin stuudios, vaatan peale, ei saa midagi aru, et midagi viltu oleks. Teil ei oska isegi abi pakkuda mitte. Tegelikult minul on selline puu, mis ei paista välja ja väga paljud puuded on sellised, mis pealt ei paista välja. Ja segased olukordi tekib suhtlemisel. Kui inimene räägib minust kuskile üle pea, vaatab kuskile mujale, ma palun, et vaata mulle otsa. Siis esiteks ei saa aru, et miks. Ja siis see ei kuule ja hakkab järsku liiga kõvasti rääkima või väga imelikult suud väänutama. Teie ei kuule? Tähendab,
kui mul on praegu aparaat peal, siis ma ju tegelikult kuulen kuigi palju. Ei loe praegu suu pealt? Ma kasutan need mõlemaid koos. Aga kui mul aparaati peal ei ole, siis meditsiiniliselt oleme ikka täiesti kurt. Et audiogrammi järgi, aga kuna ma olen harjunud kuulama lapsest saadik, siis tänu sellele ma saan aparaadiga hakkama. Milliseid olukordi teil on ette tulnud inimestega suheldes, kokkupuutudes? No kõige lihtsam olukord on see, ma väga ei armasta helistada telefonis, aga mulle isegi töö juures vahel visatakse, et helista sinna või tanna. Sorry, ma ei saa. Et ma valin, kellele ma helistan, sest on inimesi, kellega on telefonis kerge suhelda. Aga kui on täiesti võõrast, siis ma ei tea, milline on tema hääletämber, kuidas tema aparaat seda võimendab ja kuidas see on nähtub. Lihtsam on saata sõnum või meil. No kui võõras inimene alguses ei tea, et teil midagi justkui viga oleks, ühel hetkel saavad aru, et midagi on korrast natukene ära. Kas inimesed kohmetuvad? Kas nad tõmbuvad tagasi? Ei oska enam üldse suhelda ühel hetkel? No kuna alguses ikkagi saavad aru, et ma ise räägin, et kui ma ei räägiks üldse, siis võib-olla oleks raske. Ma olen tähele pannud, et puht viipekeelsete kurtidega peljatakse, suhelda, arvatakse, et nad ei saa aru. Tegelikult on nad, me oleme kõik väga erinevad. Mõned nendest saavad suurepäraselt hakkama ja mõni teine, nagu ka terved inimesed, ei saa. Ei oska ja ei saa. Ei oska suhelda. Kuidas selle erivajadusega on? Selles mõttes, et inimene on lõpuks ikkagi inimene. Te ka olete nüüd kampaania eesotsas, et rääkida oma erivajadusest, et tulge küsige, kuidas me veel paremini hakkama saate. Kas teile meeldib või kuidas te sellega hakkama saate, et just see on see, millest teie olete kõneisikud? Oma erivajadusest rääkida, seda esile tuua. Jakob? No selles mõttes ma eelkõige olen ju inimene, mitte erivajadusega inimene, eks ole, et ma tegelikult igapäevatööna teen hoopis muid asju ja ma loomulikult ei tahaks ennast defineerida läbi selle erivajadusega, kuna antud kampaania, see on antud kampaania selline üks eesmärk, nii et ja kuna ma siiralt loodan, et see kõik aitab tõepoolest kaasa sellele, et ühel päeval, kui ma küsin bussipeatuses bussinumbrit, siis need inimesed ei jookse 2 lehte laiali hirmust ja nii edasi ja teistpidi võib-olla see suurendab kellegi inimese teadmisi või huvi kõige selle vastu, siis loomulikult mul on hea meel sellest kõigest rääkida ja loota, et siis maailm läheb natukene ka paremaks. Daniel? See projekt muidugi algas selles mõttes hästi toredasti, et kui teha mingit sellist kampaaniat, see on alati võimalik teha seda kellegi eest ära, eks ole. Aga suurepärane mõte oli Reklaamiagentuur Divisionil kaasata siis tegelikult sihtrühma liikmed, aga samas ka mitte ainult nende nii-öelda füüsilise olukorra tõttu, vaid tegelikult ennekõike nagu nende oskuste tõttu. Ehk et sinu amet tegelikult on? Mina ise olen disainer, graafiline disainer. Jakob ise on ajakirjanik ja Tiiu on siis... Mina tegelen pildistamisega, aga see ei ole minu amet. Hästi. Amet on mul veel midagi muud. Aga igal juhul, et sageli tõesti võib-olla, mis selle nagu mõte on, et see esimene kontakt, pärast seda esimest kontakti on tegelikult kõik okei ju. Siin ei ole keegi teatud mõttes ei panegi tähele, vaid jutt läheb hoopis teisele tasandile. Aga selle esimese kontakti ületamiseks, selle nii-öelda võib-olla eelarvamuse hirmu ületamiseks, kutsumegi üles tegelikult inimesi lihtsalt küsima, kuidas ma saan sind aidata. Sa ei vaja nagu eri teadmisi tegelikult, eri koolitus selleks. Ja lõppkokkuvõttes see ei ole tegemist nagu, see ei puuduta ainult puudega inimest, ütleme niimoodi, et lapsevanem, naisterahvas lapsevankriga võib samasuguses olukorras olla tegelikult või eakas inimene kandes toidukotti üle tee minna, eks ole. Samamoodi võid ju mingi, kas ma saan sind aidata üle tee aidata või kus iganes, et lõpuks meil on kõik inimesed, et meil oleks parem elada. Kuulge, suur tänu tulemast siia stuudiosse ja tore, et te seda kampaaniat teate pealkirjaga Ära põe, lihtsalt küsi. Mina olen oma küsimused praegu ära küsinud, nii et aitäh tulemast.